Aastal 2020 ei toimunud gaming-ööd tavalisel ajal. Tavaline aeg on olnud alati selline juuni keskpaik nagu ka praegu, aga siis toimus see alles novembris. Miks? Kui me kõik natukene mõtleme tagasi ajale ja 2020. aastale, siis saame aru, et teatud piirangud takistasid meid. Ja need samad piirangud saatsid meid ka 2020 märtsis digiõppele, distantsõppele oma kodudesse, kus me pidime siis uue olukorraga ise toime tulema ja järjest katsetama asju ning selle kõik toimima panema. Ehk siis järgmise 45 minuti jooksul on meil toimumas väike arutelupaneel digiõppele. Kohal on haridustehnoloogia õpetaja Maiga Hallap ning sotsiaalpedagoog Jane Merits ning väikest õpilase vaatevinklit annan ma siin ise nendega suheldes. Ja nüüd ma kutsungi nad lavale. Palun, astuge edasi. Tehke suur aplaus. Aitäh, et olete aega leidnud siia tulla ja natukene arutada. Loodetavasti saame teada täpsemalt, kuidas nägi välja digiõppe elu nii tugispetsialistil kui ka õpetajate vaatevinklist ning saame jagada üksteisele väärtuslikke kogemusi. Kõigepealt siis, mis on üldse praegu nii-öelda tavaajal teie igapäevane töö ja millised ülesanded sellega kaasnevad? Tegelikult on niimoodi, et kui ma võtan niimoodi õpetajate poolt mõtlen niimoodi, siis kindlasti tegid õpetajad sellise rekordilise tiigrihüppe. Et nad harjutasid, tegelikult nad õppisid neid platvorme kasutama, võib-olla nad midagi varasemalt teadsid, aga said seda siis nagu selles suhtes tihemini, nagu sagedamini nagu kasutada. Aga kui ma võtan nagu niimoodi oma olukorras, siis võib-olla minu selline eriolukorra märksõnaks oli ikkagi nagu see koostöö ja kommunikatsioon, et koostöö siis õpilaste vanemate ja õpetajate vahel ja ka selle kommunikatsiooni jagamine, et kõik see teave liiguks ja jõuaks õigel ajal kohale. Aga milline on praegu sinu igapäevatööelu, nagu just näiteks koolihoo ajal, et väljaspool distantsõpet? Mõtled praegu või? Jaa, praegu, täiesti. Tegelikult distantsõppe ajal oli nagu selles suhtes, ma olin ise väga huvitavas olukorras, et ma olin ise ju tegelikult sotsiaalpedagoog koolis ja tegelikult ma olin ise ka õpilane, ma olin tudeng ülikoolis. Et minul oli õnnestus nagu olla kahel poolel, et vaadata seda õpetaja või pedagoogi poole pealt ja samas ka tunda, ütleme siis seda aega, kuidas tajub õpilane seda olukorda. Ja sellel hetkel oli tegelikult ka hästi palju koolitusi, veebikoolitusi, aga milline mul on täna see elukorraldus või? Väljaspool kooli? Ei just nagu koolis, et kui saad kontaktõppena teha inimestega päriselt suhelda. Jaa, tegelikult on see, et ma tundsin väga suurt puudust ikkagi näost näkku suhtlemisel ja ma arvan, ka õpilased tegelikult vajavad seda ütleme, silmast silma suhtlemist ja sellist patsutamist õlale, et seda me vajame kõik tegelikult, et nii mina õpetajana kui teie õpilastena kindlasti. Ma arvan, et te olete minuga nõus. Jaa, okei. Mina olen õpetaja. Lisaks sellele olen klassijuhataja. Juhatajan 8. praegu siis lõpetanud 8. klassi. Ja lisaks sellele olen ka siis haridustehnoloog, et mida haridustehnoloog täidab koolis siis selliseid ülesandeid, kus ta õpetab siis õpetajaid
ja teisi koolitöötajaid, kuidas digitehnoloogia abil õppida ja kuidas selle abil õpetada. Aga räägikski siis natukene algusest, millised nägid välja täiesti esimesed distantsõppe nädalad, kas päevad venisid väga pikale, kuidas see kõik teie ellu sobitus? No esimesed päevad olid väga pikad, ütleme, et selline võib-olla esimene nädal, keskmine tööpäeva pikkus võis olla isegi kuni 14 tundi, et tavaliselt ma alustasin hommikul seal enne 8, seal olid meil kindlad reeglid, mille järgi ülesanded pidid kuskil keskkonnas üleval olema, et kontrollida, et kõik oleks olemas. Ja tavaliselt esimesel nädalal ma mäletan, et ma lõpetasin kuskil 9-10 õhtul ja sellised, ma jälgisin ka oma ekraani aega, et see kippus seal teinekord isegi pikemaks minema. Et esimesed nädalad selles mõttes olid nagu väga rasked, aga pärast kuidagi sa omandasid juba selle vilumuse ja strateegia, et kuidas ka enda jälle aega natuke jätta. Ja siis loksus nagu asi paika. Jah, see oligi tegelikult niimoodi, et minu meelest oli see kodu pidi muutuma tegelikult töökeskkonnaks. Et sa pidid leidma selle ruumi, sa pidid paremini endale aega planeerima, mingisuguseid asju iseseisvalt lahendama, eks ju, et tegelikult oli hästi keeruline ja minu kui spetsialisti, ütleme, selline igapäevane toimetamine või ülesanne oli ikkagi selline, ütleme, et oli see kadunud õpilaste otsimine, et just õpilased, kes siis ei esitanud kodutöid või ei osalenud veebitundides. Et minu ülesandeks oli ikkagi need õpilased üles leida, et kui klassijuhataja neid kätte ei saanud, kas õpilast või lapsevanemat, siis see ülesanne tuli kohe minule. Nii et olen isiklikult suhtlesin siis õpilastega telefoni teel ja küsisin, et mis on juhtunud. No ma siia ise saan öelda, et näiteks minu esimesed päevad nägid võib-olla vastupidised välja, kuna õpetajad ei teadnud veel, mida teha, siis e-koolis valitses tühjus ja mul oli väga palju vaba aega. Aga mida rohkem edasi, seda rohkem said, õnneks ja kahjuks õpetajad asjad käppa ja neid ülesandeid tuli ja esimesed nädalad olidki selline hea tasakaalu leidmine, et mis on liiga vähe ja mis on liiga palju, sest vahepeal õpetajad panid selle töö, mida nad tahaksid ära teha, aga tegelikult me ei oleks kunagi tunnis seda tegelikult nagu ära jõudnud teha. See oli vist, jah, ma märkasin ka, et tegelikult see asi läks, et kui alguses vist prooviti ikkagi nagu, kuidas see tunnikava või tunniplaan ette näeb, siis tegelikult läks see õpe tegelikult päris kiiresti ära nädalapõhiseks, et hakati andma ülesandeid ette ja arvestati iga õpilase siis tempo ja vajadustega, et kuidas see parasjagu nagu õpilasele sobib. Aga neid murekohti oli ja tõesti neid murekohti kõike me ette ei näinud, et neid tuli jooksvalt lahendada, et selles suhtes saime kenasti hakkama. Nüüd see küsimus, et kas kõigile oli ühtemoodi raske, lihtne, ma tahaksin nagu kuulda teilt pigem näiteks õpetajate vaatevinklist, nagu kolleegide vaatenurgast, et kas te nägite, et teil näiteks mõndadel kaasõpetajatel oli tõsiseid raskusi või mõnel oli just, kui tuli kuidagi väga lihtsalt kõik, et kuidas teil omavahel selline arutlus oli sellega teemal? No ma ise arvan seda, et ei olnud see kõigile kindlasti ühtemoodi, et see oli ju meie kõigi jaoks väga, väga uudne olukord. Me ei olnud ju keegi kunagi sellises olukorras ei õppinud ega õpetanud ja kuna see õpe ja õppimine oli suuresti digitehnoloogial põhinev, siis me teame, et meie kõigi pädevused on ka väga erinevad. Et meie koolis on ka ju õpetajaid, kes on võib-olla vähem pädevad, kes on rohkem pädevad, et ei olnud see kindlasti ühtemoodi. Mis võib-olla oli hea, oli see, et meil olid tegelikult koolis olemas kõik ühised platvormid, mille pinnal suhelda ja ma mõtlen siis e-kooli ja Google Classroomi või Gmaili, et see kindlasti tegi seda asja nagu palju kergemaks ja seda oskasid ka kõik õpetajad kasutada juba. Et võib-olla seal keerulisem oli metoodikate mõttes, et kuidas nagu neid
metoodikaid välja tööta või strateegiad sellised, et kõik oleks tasakaalus. Mina ütlen ka, et kas kõigile oli ühtemoodi raske või lihtne, siis ma mõtlengi, et kust poolt vaadatuna, kas perele, lapsevanemal oli raske, õpilasele raske või õpetajale raske või lihtne. Et kindlasti oli perele esitas see palju väljakutseid, eks ju, täpselt, et kuidas planeerida oma seda, ütleme, sellest rutiinist välja tulemist, et tegelikult hästi palju pidi ka, ütleme, selles elukorralduses ikka muutma, sest lapsevanemad muutusid ju tegelikult koduses õpetajateks. Õpilasele kindlasti oli võib-olla ainealaselt ei olnudki nii raske, kuivõrd just see üldoskused, et kuidas ma oma aega planeerin, kuidas ma õpin, et kas või ka see, et ma õpetasin isegi, et kuidas näiteks raamatut lugeda õpilasele, eks ju, et kui on teatud kuupäevaga see raamat vaja ära lugeda, siis tuleb see raamat tegelikult teha nagu portsudeks, et iga päev natukese lugeda. Või siis õpetajate puhul oli see, et kindlasti oli neil hästi hea võimalus oma selliste keeruliste, ütleme, et kui oli vaja mingisuguseid platvormide osas mingisuguseid küsimusi või mingit ei osanud, siis oli hea tegelikult õpetaja Maiga poole pöörduda, eks ju, kus õpetajad said seda teha, aga lapsevanemad paraku ei saanud seda väga palju nagu küsida just, kuigi neil oli tegelikult see võimalus neil oli see võimalus olemas, jaa, aga just oligi see, et lapsevanemad väga nagu alguses isegi nad ei, minu meelest, kui me pakkusime neid arvuteid, eks ju, neid läpakaid ka kodudesse, siis alguses ei võetud, ikkagi öeldi, et me saame hakkama, aga tegelikult üsna pea selgus, et lapsevanemad tegelikult tahavad oma lastele kodudesse arvuteid juurde, sellepärast, et peres oli näiteks 2-3 õpilast, kes käib koolis ja tegelikult oligi, seal tekkiski see olukord, kus nad vajasid tegelikult neid arvuteid juurde, lisaarvuteid. Et sellised põnevad väljakutsed. Ilmselt me ei adunud ka, et see on nii pikk aeg, me mõtlesime, et see on nädal, 2, no hea küll, 3, aga siis on kõik, eks ju. Aga see oli ju mitu aastat põhimõtteliselt, et see oli väga pikk aeg. Algul paljudel õpetajatel minu meelest oligi suhtumine, et 2 nädalat ei ole midagi hullu vahele, et võtame rahulikumalt ja varsti juba nagu naaseme oma tavaõpiasjade juurde. Aga seda oli ise tegelikult ka päris hästi näha, et õpetajad, kes olid väga sellega kursis ja õpetajad, kellel oli endal raskem ja minu meelest see oli väga armas, kui mõned õpetajad ise ka tunnistasid, et me teeme ju esimest korda seda kõike, ma ei ole sellel alal veel nagu kõige parem, et ma arenen ja mõni panigi võib-olla ainult nagu veebilehekülgedelt ülesandeid, mida lahendada, mõni pani töövihikust, aga õpilasena ise ma nägin, et ma ei tea, saalisviibijad, kas teil oli samamoodi, et kui lahendasite ülesanded, siis nägite, et võib-olla mõnel klassikaaslasel on nagu ammu kõik lahendatud ja teie seal üksinda viimasena veel istute õhtul mingi kell 4 ja teete oma matemaatika ülesandeid või võib-olla oli just vastupidi, et tundsite, et endal on kõik tehtud, aga et kõik sõbrad veel õpivad, et kõigil on erinev tempo ja kõigile üksi õppimine niimoodi kohe uus asi. Täpselt. Ja näiteks ma kohe võtan üle, et kuidas ma motiveerisin ennast lihtsalt vaba ajaga, mida rutem asjad tehtud said, seda rohkem vaba aega oli ja ma arvan, et see oligi kõige suurem motivaator. Kuidas teil? Mind motiveeris kõige rohkem see, et ma sain tundi teinekord läbi viia oma diivanil ja ma päris mitu korda lubasin endale ka vabadust juua kohvitunni ajal, mida ma koolis mitte kunagi ei tee. Et kui ma teadsin, et on tulemas selline mõnus tund, kas või näiteks teie klassiga, siis ma teinekord panin endale kohvidessi kõrvale ja. Aga tegelikult, mis mind, ma olen ju haridustehnoloog, mitte ainult ameti poolest või oma hingelt ka, et mind tegelikult motiveeris see olukord ise. Et see oli minu jaoks tegelikult päris suur väljakutse ja õpetas mind päris palju ja pani koolis ka päris paljud rattad liikuma, et see oli minu jaoks väljakutse, motivatsioon ja mõnes mõttes ka nauding seda kõike teha. Et mind ka nagu selles suhtes, et kuna
minus ilmselt on ka seda resilientsust väga palju, et täpselt, et kuidas keerulistes olukordades välja tulla, siis tegelikult ongi see mõtteviisi küsimus, et kas sa lihtsalt võtad seda kui keerulist väljakutset või sellised toredat väljakutset või siis on ta selline kehv kogemus, siis mina võtan pigem selliseid uusi olukordasid ikka nagu selliseks väljakutsetena, et kuidas ma sellest olukorrast siis välja tulen, et igal olukorral on tegelikult, nagu ma olen õpetanud ka, et igal olukorral on lahendus, et me ei pea nagu hästi palju nagu keskenduma selle probleemile, aga just sellele, et kuidas ma selle olukorra ära lahendan enda jaoks. Ja mind tegelikult motiveeris see, et ma tean ju, et te kõik olete väga erilised, et ja igal lapsel on omad tugevad pooled ja oma nõrgad pooled, et kuulata need õpilased ära või klassijuhatajad ära, teha klassijuhatajatega rohkem koostööd. Ja loomulikult ise ma võtsin osa ühest kunstiringist veebi teel, kus esitati meile siis väljakutse, kus siis 40 päeva jooksul pidin siis iga päev esitama ühe kunstiteose. Et mind motiveeris nagu see ka, et õhtul ma pidin täpselt enne 12 öösel südaööl ühe teose ära saatma. Ja see läks igati korda, et see oli jälle selline endale selline väljakutse ja selline üks tegevus, lisategevus siis juurde, mis mulle endale väga meeldis. Väga lahedad vastused tõesti, aga juba mainisime, et mõnda oli lihtsalt keerulisem see distantsõpe. Kuidas te ise toetasite selliseid õpilasi, õpetajaid ning kuidas seda oleks üldse hea teha? No õpetajana võib-olla oli selles mõttes distantsilt toetada väga keeruline, et ma ise nagu mäletan seda, et üks viis, mis kindlasti aitas, olid lapsevanemad kodus. Et kui ikkagi kadus ära mõni õpilane, kes tegelikult võib-olla koolis ei olnudki kõige nõrgem, siis aitasid vanemad, kellel oli võimalik ja abikäest said kodus toeks olla sellele õpilasele ja tema järje peale aidata, aga niimoodi distantsilt aidata oli tegelikult keeruline. Et ikkagi see näost näkku kontakt, see on väga oluline. Et ma arvan, et kõige keerulisem oli ikkagi, ütleme tegelikult õpilastel, kes on siis meil sellised haridusliku erivajadustega õpilased, eks ju, ja kindlasti olid ka toimetulekuraskustega õpilased, kelle peredel võib-olla ei olnud, ütleme, just need digivahendid, et see puudus, ütleme, see internetiühendus või siis ka kaamera puudumine, et võib-olla nendel. Ja siis oli just õpilastel, kes vajasid nagu kodudes, nagu me koolis anname õpilastele, jagame seda lisatuge, siis tegelikult nad vajasid ikkagi vanemate poolt seda lisatuge. Aga vanemad jälle, kes olid kodud või tööl, nad ei saanud lastele seda lisatuge pakkuda. Algklasside õpilastel kindlasti oli see, et see tööjuhistest arusaamine või mingi lingi avamine, mis võis olla võib-olla keeruline, ja vanemate klasside puhul just see motivatsiooni hoidmine ja selline tehnoloogia vallas küsimus, et täpselt see kaamera puudumine või internetiühendus, mis ei ole seotud nagu selle lapsega, vaid pigem selle ütleme, pereprobleemiga või siis selle kohaprobleemiga, kus see laps parasjagu elab. Et kuidas see internet parasjagu sinna on ja see jagatud internet, ega kui peres on jälle see, et kui isa oli kodus, ema oli kodus, tegi ütleme, kodutööd, eks ju, jäi ka töölt koju, ja siis tegelikult see maht oli ikka väga suur, ütleme see internetile, et täpselt, et see, ma ei oska öelda, kui tugev see internet või kuidas see parasjagu et see internetiühendus oli hästi tähtis, ja muidugi isiklikult ma käisin ka kodudes paaril õpilasel, viisin kohe kodutööd, kuna lapsevanemal või kodus ei olnud seda printerit, ja kus ei saadud välja nagu printida kodutöid, siis ma koolis käisin printimas ja viisin isiklikult autoga kohale. Tegelikult, kas ma võin ühe küsimuse, Brita, sinu käest küsida? Kas teie nagu üksteist toetasite või kui, siis kuidas te tegite? Näiteks, kui keegi klassikaaslastest oli hädas? No me ikkagi rääkisime oma gruppides, Discordi grupid, Messengeri grupid, ja kui me nägime, et keegi ikkagi ei olnud nagu tükk aega vastanud või keegi oli kadunud, siis ikka kõik kirjutasid, uurisid, kus on,
ja mingid sellist, ikkagi nagu inimesed aitasid, toetasid, kui oli mingi ülesanne, keegi ei saanud linki, siis alati saadeti, et selles mõttes ei olnud muret, et selle taha midagi ei jäänud, et keegi link üles ei leidnud, et vahepeal oodatigi, et hoopis klassikaaslased saadaksid lingi ühisesse gruppi, et ei mindud otsima seda e-kooli. Ma ei tea, kas see vastab su küsimusele hetkel või sa tahad midagi süvitsi rohkem? Ei, sellest piisab. Minul oli ka, et kuna ma pidin tegelikult peale seda distantsõpet iga aastal nagu selle aruande esitama, eks ju, siis vesteldes õpilastega või klassijuhatajatega või õpetajatega, et ma tõin siit aruandest välja ka, et õpilased kasutasid omavahelisel suhtlemisel järgmisi keskkondi, et see oli Facebook, Instagram või siis Skype on ju, ja populaarne oli ka telefonidega kõned ja lisaks siis kohtusid noored sõpradega ka näost näkku, aga seda muidugi väiksemas osas, aga tõesti kui see vajadus oli, siis ikkagi kokku saadi, et kas siis paar korda, kas või nädalas, aga see vajadus ikkagi oli. Nii et kõik põhimõtteliselt ikkagi toetasid ja kooli poolt oli ka täiesti võimalik. Okei, see on siis selline natukene sügavam mõtlemise küsimus võib-olla, et kas haridus on siis samal tasemel, kui see oli enne. Et ma jälle teen otsa lahti. Ma olen väga palju näiteks kuulnud oma praegu gümnaasiumiõpetajatelt, kuidas ikkagi tulemused on väga palju alla läinud võrreldes sellega, mis oli enne distantsõpet ja kuidas on nagu selgelt näha, et õpilastel on lüngad sees just nendes teemades, mida õpiti siis eeldavalt, kui nad olid nendes klassides, kus oli distantsõpe. Kuidas te ise seda näete, tunnete? Kas olete näinud samasugust olukorda? Selles mõttes, et kui ma ausalt ütlen, siis mina ei ole. Et ma olen lugenud nüüd ka pärast neid riigieksameid, neid statistikaid, aga see aine, mida ma koolis õpetan, ei ole eksami aine ja võib-olla sellepärast mul on võimalus ka nagu ise paindlikum olla, et mis küll kindlasti mulle silma on jäänud, on see, et võib-olla õpilaste õpioskus ei ole nii heal tasemel, kui ta oli varem. Et selline keskendumise rutiin võib-olla oli see, mis kannatas kõige rohkem. Ja kui ma nüüd lähen natuke teemast kõrvale, siis mitte haridus mitte ei kannatanud niivõrd, kui ma ise klassijuhatajana arvan, et tegelikult kõige rohkem kannatasid noorte omavahelised suhted. Et neil puudus see otsene, inimene on ju suhtlemiseks loodud olend ja mitte veebi teel, vaid näost näkku, et see emotsioon oleks ehe. Et ei aita smailikud ja igasugused gifid, mida pannakse, vaid ikkagi see, mis on konkreetselt suheldes. See võib-olla oli kõige suurem kaotus minu jaoks. Et nagu ma varasemalt enne ütlesin ka, siis tegelikult ka, et lapsed said nagu põhimõtteliselt nagu ainealaselt said nagu päris hästi hakkama, aga just need üldoskused olid nagu täpselt see oma aja planeerimine ja kunas ma õpin ja kuna ma et õpilased algselt mõtlesid ikkagi, et äkki nad saavad isegi nihverdada siin, et seda ütleme, kohustust on vähem, aga üsna pea nad said tegelikult aru, et mingi märge jääb üles, kus on näiteks esitamata töö ja ei saanud niimoodi laveerida. Et selles suhtes, et jah, kellel läks alla natukese, läks alla just ütleme sellistel õpilastel, kes võib-olla üldiselt ka ütleme nendel koolis käivatel, kellel ongi natukese just see tähelepanu ja keskendumise häired seal või natukene sellega, et nendel õpilastel oli keerulisem küll, et nad tassid seda lisaselgitust ja võib-olla seda rohkem seda kohest tagasisidet õpetajatelt. Ja võib-olla läks ka ütleme sellistel tublimatel ka, kes tahtsid kogu aeg sellist õpetajate, kes vajasid võib-olla sellist õpetajate suunamist ja õpetaja kohest sellist, et täna sa pead seda tegema või seda, aga seda ei olnud, et ka sellised võib-olla need sellised paremad õpilased isegi natukese vajusid ära seoses sellega, et ei olnud kedagi, kes nagu otseselt või selline vahetu kontakti puudumise tõttu õpetajaga, et tahtsid ikkagi sellist motiveerimist saada, aga said kenasti hakkama, et oli ka selliseid äravajumisi natukene, aga kui me selle põhiprobleemi kätte saime, siis tegelikult tuli üsna pea see õpilane tagasi
tagasi ja hakkas jälle see kenasti see koostöö pihta. Okei, no kommunikatsioonis sa tegelikult just rääkisidki, aga kommunikatsioon siis õpilastega ja minu puhul siis eriti õpetajatega. Kuidas see teil toimis? Kas see toimis? Kas te saite tagasisidet? Kas te soovisite tagasisidet? Kuidas see nägi välja? Ma võin öelda näiteks, et enda kommunikatsioon õpetajatega, mõne õpetajaga see kadus pikemaks ajaks ära, sest näiteks oligi, et videotund ei toimunud ja olid ülesanded, aga otseselt kas sellest puudust oli, ma ei oska öelda, et eks seal oli erinevaid asju. Aga samas mõne õpetajaga oli just väga tore arutada kogu aeg, iga videotund kokku saada ja jälle natukene rääkida, mis on sellised takistused, raskused, mis on ette tulnud, kuidas õppimine läheb ja seda ka klassijuhatajaga näiteks. Et see oli väga armas ja mu enda klassijuhataja oli ka meie ühes suhtluskanalis olemas ja kirjutas sinna meiega vabalt. See aitas väga palju. Et kommunikatsiooni osas oli tõesti lastevanemate poolt oli ikkagi see, et lapsevanemad tegelikult olid natukene nõutud ja tahtsid rohkem informatsiooni saada just selle kooli poole pealt, eks ju, et kuidas mingisugused asjad on korraldatud, et tõesti neid lastevanemate koosolekuid ei toimunud ja lapsevanemad tahtsid natukese, et seda informatsiooni jagatakse rohkem. Õpilaste poole pealt võib-olla oligi see lisaselgitus, et kui mingisuguseid juhiseid anti, siis kes kuidas nendest juhistest aru saadi, et sellist lisaselgitust õpilaste poolt kindlasti õpilased tahtsid saada. Et ka ise näiteks võib-olla mingisugused infot olime ka infosulus, et täpselt, et võib-olla sealt haridusministeeriumi poolt tulid jälle mingisugused, ega sealgi tuli natukese, võib-olla seda infot jagati natukese kuidagi, ei jõudnud koheselt nagu koolidesse, et ka seal oli natukese võib-olla see infosulg, aga tulime jälle kuidagi kenasti välja ja iga kool siis tegelikult, et kui ma teiste koolidega suhtlesin, teiste kooli spetsialistidega, siis iga kool leidis ikkagi sellise oma tee, oma kesktee, et kuidas nagu toimida. Aga seda segadust oli tõesti palju ja just selle kommunikatsiooni osas. Paar sõna, Moiga? No selles mõttes, et kommunikatsioon oli keeruline, sellepärast, et see oli ju suures osas õpetaja vaatevinklist, ta oli kirjalikul teel. Et videoruumid toimisid, aga seal läks võib-olla ei saanud kõik sõna nii, nagu nad oleksid võib-olla tavaliselt tahtnud. Ja nagu klassiruumiski ka sa ei anna ju tagasisidet kõigile korraga, et võib-olla see peaks olema rohkem individuaalne, et see kirjalik suhtlus võib-olla oli selline valdav ja see ei ole alati kõige õigem variant. Aga minul käis küll kommunikatsioon hästi palju telefoni teel. Ma kasutasin hästi palju telefoni teel, et seal sai nagu selles suhtes nagu tõesti, et näost näkku me ei näinud, aga me saime tõesti, et kui jäi midagi arusaamatuks, siis sai kohe küsida juurde. Nagu, et kas on asjad selged või kas sina said ka nii aru, nagu ma rääkisin või kuidas sina said aru. Et hästi palju sai nagu seda selgitust. Ja kommunikatsioonilainel edasi siis info, distantsõppe võib lühidalt öelda, et toimibki ju info peal, mis lingi viisil olla, kui sa tahad päriselt rääkida ning mida sa tegema pead, et sa ei saaks tegemata töömärkusi endale e-kooli. Ja selleks on palju keskkondi. Vahepeal võib-olla olid nagu informatsioonid laiali keskkondade peal või ei olnud, kuidas te ise seda tundsite. Ma võin näiteks öelda, et algul näiteks õpetajad ei pannud ühtselt ühte keskkonda, oligi Google Classroomis, Gmailil, e-koolis, vist kuskil oli veel, et algul oli segadus, aga mul on hea meel, et see kool, kus mina distantsõppel olin, sai lõpuks selle igatahes minu arvates ühtseks. Kuidas oli teie kogemus sellega? Ma olen selles mõttes sinuga nõus, Brita, et kindlasti seal oli algul keeruline,
sest õpetajatel olid küll paberi peal olemas ühtsed kokkulepped ja tegevuskavad ja strateegiad, kuidas teha, aga nagu me teame, siis me kõik ju väga hästi täpselt ei loe neid alati ja kui see infotull on väga suur, siis võib-olla jookseb see info mööda. Et see võis juhtuda küll, et selle tagasiside sain mina ka õpilastelt, et need näiteks kodused ülesanded tulid väga erinevad kanalid peedi. Aga muidu keskkondade valik iseenesest oli õpetajate otsustada, et õpetaja on suht autonoomne selles osas, milliseid ta kasutab, välja arvates õpihaldus, et ka see kool või Gmail. Okay. Mina nagu keskkondade suhtes ka, et ilmselt ongi see, et õpetajad teavad paremini, et mis platvormi, mis keskkonda nad kasutasid oma tundide andmisel, et mina tõesti ise veebi teel mingisuguseid nõustamist ei teinud, tegin ainult telefoni teel või siis silmast silma, kui oli võimalus, aga ja siis muidugi jah, meili teel ikkagi väga palju sain meile kirjutatud ja vahetatud niimoodi, et minul oli rohkem jah, see suhtlus telefoni teel või siis Facebookis. Okay. Nüüd tuleb selline väga huvitav, natukene võib-olla kontroversiaalne küsimus. Kas õpilane siis peaks olema veebikaameraga tunnis? Olen huviga teie arvamusi. See küsimus mulle väga meeldis selles mõttes, et ma tean, et sellele vastusega ma lähen päris mitmete õpetajatega praegu vastuollu. Aga ma ise leian, et see, kas kaameraga või mitte, see oleneb tegelikult suuresti sellest, mida ma seal vedajatunnis teen. Et kui ma tahan näiteks õpilane Brita sinuga tunnis rääkida, siis ma eeldan, et sa oled kaameraga. Sest väga ebameeldiv on rääkida lihtsalt musta kastiga. See on sama hea, kui ma seedaksin siin praegu vastu seina, mitte keegi mind ei kuuleks ja ma räägiks seda juttu ise endale. Aga kui ma näitan mingit esitlust või sisulist vestlust tunnis ei toimu, siis ma eeldan, et ei pea kaameraga esinema, sest distantsõppe vorm oli ju ka selline, mis tegelikult võib-olla arendas nagu iseseisvalt õppimist ja ka vastutuse võtmist. Et kas sa siis nagu kuulad või ei kuula, eks sa siis ise tead. Okay. Ma täitsa nõustun, oli tore ise ka vahepeal oma klassikaaslasid näha ning ma arvan, et on mõistlik, et selliste vestluste puhul kaameraid sees hoida. Jah, et mina saan siinpool ka öelda, et kuna ma olin siis tudeng sel ajal, siis tõesti meil oli see ülikoolis ikkagi see nõue, et kaamera pidi olema sees. Et aeg-ajalt, et kuna seal oli nii palju kuulajaid, eks ju, siis aeg-ajalt loomulikult mõni kadus ära, aga kui sul ikkagi oli mingisugune, võtsid sõna seal, siis ikkagi lülitasid jälle kaamera sisse, aga muidugi see nõue oli, et kaamerad kõigil sisse. Okei. Missuguseid huvitavaid rakendusi leidsite teie tänu distantsõppele? Kas te oskaksite kohe nimetada mõned? No kuna siin kahel pool istuvad mul minu endised õpilased, siis tänu nendele ma hakkasin Discordi kasutama. Et see võib-olla oli selline suurem leid, aga mis mulle kui keeleõpetajale võib-olla kõige rohkem meeldis, on igasugused interaktiivsed asjad, et kui seni oli klassiruumis toimunud esitlus ja õpilased siis kas kuulasid või kirjutasid või mis nad seal tegid siis on olemas ka sellised esitluste vormid, mis kohe panevad näiteks ülesandeid ja ma saan ka kohe tagasisidet, et ma rääkisin midagi ja kuidas sa sellest aru said. Teine asi, mis mulle väga meeldis ja mis on siiamaani mulle tegelikult töösse kaasa tulnud, on suuliste vastuste salvestamine. Et sellega ma hoian väga kokku tunni kvaliteetaega, et ei raiska seda lihtsalt vastuste kuulamise peale. Et võõrkeeles on see väga hea vahend. Ükskõik, mis rakendust ma selleks siis kasutan. Mina vist küll ei oska öelda rakenduste puhul midagi, neid slaide esitusi ja neid sai tehtud tudengina. Niikuinii, ütleme, kui oli vaja oma seda kaamerat või oma ekraani vahetada, aga rakenduste puhul küll nagu selles suhtes ma ei oska nagu täpsemalt midagi öelda. Nii et sinu puhul vana hea telefonikõne oli kõige suurem abimees. No kindlasti õpetaja Maika on kindlasti selles suhtes nutikam, et mina nii nutikas ei ole, aga meie tööülesanded on lihtsalt nii erinevad. Meie tööülesanded on tõesti väga erinevad,
aga midagi ma ikkagi nagu selles suhtes endale ikkagi järgmisel uuel õppeaastal ikkagi selgemaks teen. Et mind nagu selles suhtes olen õpihimuline väga. Okay. Kas eriti siin just Maigal, kuna Maiga oli rohkem see, kes siis õpetajana ülesandeid andis, mis oli üks huvitav loovülesanne, mis õpilased said? No mis mul tuleb kohe meelde, mulle tuleb meelde, mida ma olen nüüd siin, teie lõpetasite 2 aastat tagasi, jah? Kooli? Aasta. Siis mulle väga meeldis see ülesande, kui ma andsin teile vene keeles meemisid teha. See meemide ülesanne oli väga lahe, ma katsetasin seda ka sellel aastal, aga teie meeme ma vaatan ikka aega, et kui selline mõni mustem päev tuleb, et see oli selles mõttes nagu väga-väga tore. Ja väga meeldisid mulle igasugused animatsioonid, mida te vene keeles mulle tegite, et mitte ainult teie klass, teised ka, et see oli põnev. Ma oomutasin neid vastuseid. Kui ma mõtlesin, et mida ma ise siia vastaksin, siis mulle tuli ka esimesena meie vene keele meemid ette ning minu meelest see oli tõesti ka väga tore ülesanne. Natukene välja tavarutiinist ja pidi loovamalt mõtlema vene keelt, kuidas vene keelt kasutada, et nalja edasi anda. Ma võtaks järgmise küsimuse. Sa juba vastasid, sul oli see kunstiülesanne, vaata, mis sa ise said. Jaa, see oli tõesti, et kui ma seda ise tegin, et aitäh Maiga meeldetuletuse eest, et see oli tõesti, et sa pidid ise joonistama, pildi tegema ja selle ära saatma. Ja siis ma nüüd ei mäleta, kas oli päeva lõpus või oli see järgmisel päeval, saime nagu selles suhtes, et minu meelest oli seal kas oli 3 inimest, siis said need tunnustuse ka, et kes oli kõige parem ja keda veel oli märgatud, nii et isegi mina olin seal nimekirjas vahepeal, et aeg-ajalt, et Jane Meritsa töö jälle oli hea. Ja õpetajad said ka ju loovusülesande, me tegime ka ju video. Jaa, see oli väga hea. Roki loo järgi. Ja kindlasti, mis oli ka äge, oli see munapühad, sest munapühad jäid ju sinna sisse, kui me esimest korda lõksu jäime, siis see munade kaunistamise konkurss päädletis, see oli ka päris hea. Aga see video oli tõesti hea. Mina seal ei osalenud, aga minu meelest see oli väga, väga lahe video, mis õpetajad tegid. Okei. Liigume siis edasi, ega meil siin palju aega enam jäänud ei olegi ja üks plokk on veel käsitlemata. Nii et mis oli suuremad väljakutsed distantsõppe ajal ning mis muutusi oli inimestes, noortes, õpilastes näha? Suurim väljakutse oli aja planeerimine. Et kuidas leida nagu aega ka enda jaoks. Et see võib-olla oli kõige keerulisem. Õpilase koha pealt sa oskad kindlasti ise paremini öelda. Ei, ma arvan ka, et kindlasti aja planeerimine, sest nii lihtne on sul koduses keskkonnas minna istuda diivanile või visata voodisse pikali ja mitte neid teha 100 muud asja, mida teha ja mis on palju lõbusamad kui need tööd, mida sa tegelikult tegema pead. Aga näiteks, kuidas Brita sinul, kas sul enne ma mainisin seda, et see arenes iseseisev õppimine ja see vastutustunne nagu oma tulemuste ees, et kuidas sinul sellega konkreetselt näiteks oli? Ja see arenes nagu see just, et sundimine, et lihtsalt teen need asjad ära. Et ma ütlesin ka, et nagu vaba aeg oli hea motivaator näiteks. Et raske oli keskenduda kodukeskkonnas, aga see treenis ja pärast oli kindlasti sellele koduseid ülesandeid lihtsalt teha, nagu et isegi kui juba kontaktõppe käis. Võib-olla tõesti see, et see aja planeerimine, et tegelikult, et me kõik saime tegelikult aru, et me püsime ajas 8+8+8, eks ju. Et kuidas nüüd seda nagu mõistlikult ära jagada, et 8 tundi läheb meil magamise peale, 8 tundi läheb meil siis töö tegemise peale ja 8 tundi on siis selline hobi ja vaba aeg. Et kindlasti see oli, et meil on kõigil üksjagu aega, eks ju, et kellelgi ei ole aega rohkem kui teisel, aga just see aja planeerimine on minu meelest nagu hästi tähtis. Ja loomulikult ma arvan, et lapsed tänapäeval võivad võib-olla tõesti öelda, et üks väärtus tuli ikkagi juurde, see koolis käimise väärtus. Et tegelikult väärtustada ikkagi seda, et me saame ikkagi koos koolis kokku,
me näeme üksteist, me patsutame õlale, kui on vaja, me saame lisaküsimusi ja me saame ka vahetut sellist kontakti, nii õpilased omavahel kui õpetajad omavahel ja nii lapsevanemad kui õpetajad omavahel. Et see vahetu kontakt, et kindlasti tulid mõned väärtused juurde kohe. Okei, aga mis olid teie distantsõppe nipid? Kuidas te saite oma aja planeeritud, aja jaotatud, nende 8 tundide vahel näiteks? Mina tõingi praegu, eks täpselt see, et meil on kõigil üksjagu, ühepalju aega, eks ju, et täpselt kuidas ma siis oma aega ära planeerin. Ja muidugi, mida ma ütlen ikkagi, et me kogu aeg räägime sellest aja planeerimisest, aga minu meelest on ikkagi vaja aeg-ajalt moljutada ka. Nii et selles suhtes, et kui ikkagi ei taha, siis tegelikult peab natukese oskama nagu moljutada ka. Aga see on ka niimoodi teadlikult, et ma võtangi näiteks, et täna ma ei jaksa, ma teen seda homme, aga ma teen seda niimoodi, et tõesti, sest ka homseid asju, et ma liiga palju ei kuhjaks neid homse peale, aga muidugi, et ongi see, et tuleb ikkagi natukese nagu mõnusalt ka ennast tunda ja mingeid asju natukese edasi lükata või mõned asjad võttagi natukese aeg maha, natukese mõelda ja edasi pusida. Maiga, kas sa soovid mõnda nippi veel kommenteerida või liigume? Ma tean, minu nipp on see, et tuleb olla nutikas, mitte ainult seadmete või tehnoloogia kasutuse poole pealt, vaid ka mõelda välja selline kõige efektiivsem strateegia, et kuidas ma õpetajana saan välja mõelda sellise teemakäsitluse või tunni, et ma saan kiiresti tagasisidet ja see tagasiside peegeldaks reaalselt seda õpitulemust. Et see oleks kõige toredam nipp. Ja, ma täiesti nõustun. Aga lõpetame siis tänase paneeli sellise küsimusega, et kas e-õpe on end õigustanud ning kas me võime tulevikus nähagi sellist tundides kaugemalt osalemist? Sellele vastusele ma ei saa ei öelda. Sellepärast, et kas ta nüüd õigustanud on, aga kindlasti e-õppel on väga palju plusse. Et kas või sellelt, et me saan näiteks hübriidõppes anda ise kuskilt tundi või osaleda ise tunnis, mis varem ju meil puudus. Et ikka meil on ju olukordi, kui me ei saa reaalselt kontaktis kohal olla. Ja see on kindlasti see kõige suurem pluss, mille me ilmselt võtame tulevikku kaasa, ma arvan. Et mina arvan ka, et igal asjal on 2 otsa tegelikult, et plusspooleks ma tooks välja e-kooli õppe puhul selle, et kindlasti on õpilasi, kes võib-olla edaspidi tahavadki ja neile sobibki see e-õppe, et kas või näiteks õpilased, kellel on mingisugused tervislikud probleemid või on mingi psühholoogilised probleemid, et miks mitte näiteks rakendadagi e-õpet nendele õpilaste puhul. Et õpilased, inimestena me oleme väga erinevad, et mina küll selles suhtes väga pooldaks näiteks edaspidi tulevikus, et miks mitte teha selline kool, kus ongi näiteks teatud õpilastele e-õppe. Ma õpilase poole pealt ka nõustun, ma tean, et mul on mõned sõbrad, kes tahaksidki pidevalt e-õppes olla, kuigi Eestis mõned koolid seda võimalust pakuvad, siis nad ei ole küll sellele nagu ümber läinud, aga nad väga nautisid seda aega ning ma arvan, et see nagu näitas seda, et hea motivatsiooniga saavad asjad kiiremini tehtud, nii et nii ruttu saigi mõnest pikast koolipäevast tegelikult lühem koolipäev lihtsalt tänu sellele, et said asjad ise planeeritud ja kiiremini tehtud. Just, sa said tegeleda võib-olla lisaks ka veel nendele asjadega, mis sind ka veel huvitavad peale õppimise, et ma olen sinuga täiesti nõus. Ja kas seda nüüd õppeaasta peale niimoodi ette planeerida, kindlasti võiks sellised perioodid olla. Aga see ei tohiks olla, kui tihtipeale e-õppepäevad on sellised, et anname õpilastele e-õppepäeva, sest õpetajatel on vaja mingit muud aja, kas koolituste või mingi jaoks, siis pigem võib-olla välja töötada see sisu, et sellel oleks kõigil oleks kasu sellest. Et minu meelest distantsõppe puhul oligi, et ongi see, et kellele tekitas nagu seda ajapuudust, eks ju, et aega tuli nagu
kuskilt juurde võtta, eks ju, või siis kellel tekkis just see, et aega tekkis juurde. Et sõltus kõik sellest õpilasest endast või sellest inimesest endast, et kuidas ta täpselt seda planeeris, seda päeva. Okei, aga hetkel siis lõpetamegi selle toreda mõttega. Suur aitäh, Maiga ja Jane, et leidsite aega siia tulla ja tahaksime ka meeskonna poolt teid natukene tänada. Suur aplaus! Aitäh!